Selles videos näitan, kuidas PowerPointi veebipõhises versioonis slaide luua, slaididele pilte, videoid, teksti lisada. Töö sisulise vormistamise puhul tuleb alati lähtuda etteantud juhendist või tööga seotud nõuetest. Alustame tööd sellest, et lülitame sisse tööriista riba, muidu ta siin vaikimisi läheb peitu, aga lülitan ta sisse, kuva alati lint ja valin siit ka valiku veel klassikaline lint. Siis on mul siin tööriista ribal kõik asjad mugavalt näha. Slaidi esitluse koostamine algab faili nime lisamisest ja järgmine sammuna tiitelslaidi vormistamisest. Tiitelslaidil on kindlasti esitluse pealkiri ja alumises kastis käib töö autori nimi. Ülejäänud info, mis tiitelslaidile tuleb lisada, saad teada oma tööjuhendist või õpetajalt. Lisame uue slaidi ja valime sellele sobiva paigutuse. Uus slaid nupu juures on nooleke, kust avanevad erinevad võimalikud slaidi paigutused. Valin näiteks siit 2 sisu paigutusega slaidi. Siia saan kirjutada pealkirja ja siia lisada sisu. Kui peaks nüüd juhtuma, et mul ikkagi selline paigutus ei sobi, saan seda siit samast menüüribast slaidide jaotisest vahetada ja vaatan, et selle slaidi jaoks sobib mul hoopis paremini pealkiri ja sisu slaid. Igal slaidil on pealkiri. Meie selle slaidi pealkiri saab olema mõnus hommik. Tekst, mille slaidile lisame, peab olema lühike, pigem märksõnadest ja mõttepunktidest koosneb, sest et pikka ja loisevat teksti ei viitsi keegi lugeda. Seega lisan oma sisu pigem märksõnadega. Tekst peab olema nähtav ka esitlusruumi viimases reas istujatele. Seega jälgin, et minu teksti minimaalseks suuruseks oleks vähemalt 24 punkti. Et suurem võib alati olla, aga alla 24 mitte. Selle jaoks vajaliku nupu leiame siit tööriista lindilt lisa pildid. Lisamise nupu alt on meil valikud ning selles näites vaatame, kuidas lisada pilt veebiotsingu abil. Siia saan sisestada märksõna, mida leida soovin. Linnuke kastis ainult Creative Commonsi litsentsiga tähendab seda, et nende piltide autorid on andnud loa oma töid kõigil oma töödes kasutada. Leian endale sobiva pildi ja enne veel, kui selle lisan, avan siit pildi alt nurgast menüü ja kopeerin parema hiireklõpsuga pildi allika, et autorile viitamine lisada. Klõpsan lisa. Ilmub mulle pilt. Teen selle pildi natuke väiksemaks, et see ei varjaks teksti. Pildi suurust muudan kindlasti nurgast. Nüüd vormistan kohe ka pildi allika ja kleebin selle siia Ctrl V klahvi kombinatsiooniga. See on nüüd see link, kust minu soovitud pilt pärit on. Sellest lingist või sellest tekstikastist vormistan pildi pealdise. Siia käib pildi järjekorra number, pildi kirjeldus ning märksõna allikas, kust pilt pärit on. Pildi pealdise tekst võib olla väiksem kui 24 tähemärki, nii võtab ta meil siin vähem ruumi, aga samas on mul olemas viide, kus ma pildi sain. Nüüd, kus slaididele on tekkinud juba teksti ja pilte, oskab PowerPoint pakkuda ilusaid paigutusi slaidi kujundamiseks. Selle jaoks on mul siin disainer nupp, klõpsan sellele ja näen erinevaid võimalusi, kuidas see slaid teha visuaalselt ilusamaks. Valin näiteks selle variandi ja saan siit veel tekstikasti peal paremini sättida.
Nüüd, kui ma olen kasutanud pakutud slaidikujundust, muutus minu esialgselt korrektse suurusega tekst väiksemaks. Seda ma pean meeles pidama, et vajadusel tuleb see tekst siin slaidi peal ise uuesti piisavalt suureks tagasi muuta. Kui me pildi alla lisasin viitelingi täisveebi aadressina, siis mõnikord on vaja teksti sisse lisada ilusamal kujul linke. Proovime kohe järgi, kuidas see käib. Näiteks tahan lisada siia lingi ühele mängule. Selle jaoks teen selle teksti hiirega aktiivseks ning nüüd kas parema klõpsu alt või siis klaviatuuril valikuga Ctrl+K avan lingi lisamise akna ja kleebin siia aadressi lisa ja nüüd on mul see veebilink ilusti teksti kujul. Video jaoks valin sellise slaidi paigutuse, kuhu mulle video kõige paremini ära mahub, kas siis ainult pealkirjaga slaid või siis täiesti tühi slaid. Kõik lisamise asjad käivad lisamenüü kaudu, video ja siit veebivideo. Siin on loetletud keskkonnad, kust ma linke saan lisada. Kõige levinum platvorm on YouTube. Siin juba näitab ka, kuidas võiks see video aadress välja näha. Kopeerin endale juba varasemalt otsitud videolingi ja lisan selle slaidile. Muudan seda eelvaadet nurgast, et video proportsioonid säiliksid.